Nii, ma katsun siis näidata, kuidas sa saad need õpilaste heliklipid kõige paremini sisse salvestada. Kõigepealt kirjuta Audacity, siuke sõna siia otsingusse aadressi ribale ja leiad selle Audacity lehe ja lähed downloadi peale. Ja siit leiad Audacity for Windows, lae see programm alla. Peale klõpsad, siis sa näed, et tuleb siuke leht ja võtad siit Audacity installer. Nii, jõuad veel keerulisemasse kohta ja Windows installer. Ja lõpuks, nagu sa näed, hakkab siit laadima see fail. Ja kui ta on alla laetud, siis sa paned ta käima hiireklõpsuga. Jah, oled nõus. Siit vali English keel. Ja muudkui next, install. Akna võid nüüd kinni panna. Ja selle kõige tulemusel tekib sulle siis tarkvara nimega Audacity, vabavaraline tarkvara. Paned finish ja ta tuleb ise lahti. Ja see on siuke tarkvara, millega sa saad salvestada heli. Nüüd toimeta niimoodi, et vaata üle siin need sätted. Esiteks siin mikrofoni märgi juures peab sul olema valitud see sinu mikrofon, millega sa teed tavaliselt neid miititunde ja mis sa näed, et sul töötab. Sul on ta täpselt mingisuguse enda nimega asi siin. Nii et vali see, mis sa arvad olevat enda mikker. Nüüd peaks olema siuke. Ja kõlaritest vali see, mis sul peaks olema kõlarid. Ja nüüd sa saad asja testida. Vajutades seda record nuppu siin. Ja kui sa räägid, siis peab olema umbes selline pilt näha, nagu siin hetkel on. Ehk siis heli võnkumised. Ja kõige parem, kui sa ei tea, missuguse mikriga sul praegu on tegu, siis koputa õige mikri peale. Ja siis sa näed, kas see mikker võtab heli. Nüüd stoppi. Paned siia kuskile oma kursori ja paned play nuppu ja kuulad. Heli võnkumised. Ja kõige parem. Kui see heli on selline ilus ja siin kuskil punasesse ei lähe, siis ongi kõik väga hästi ja sul on heliklipp salvestatud. Muuseas kontrolli, et sul oleks see recording volüüm oleks siin põhjas ehk siis ühe peal. Ja samamoodi see playback volüüm ka ühe peal. Siis ei ole sul moonutatud see tulemus. Nii, ristist kinni, paneme uuesti käima. Peaks olema kõik hästi. Siin nagu me näeme, see meeter ei lähe punasesse, on kollases alas, see on väga hea. Ja nüüd panen jälle korraks kinni. Sinu reaalne case toimub siis niimoodi või selline töökäik. Et kõigepealt võtame Martin Tamm, õpilane. Tema on kuskilt tehnoklassist, vahet ei ole. Panengi lihtsalt record nuppu ja hakkan rahulikult rääkima siia Mart Tammest. Mart Tamm on väga hea poiss, kes on alati sümpatiseerinud mulle sellega, et tal on tööd õigel ajal tehtud ja ta elab koos kahe väikse õega, keda ta väga hästi hooldab ja nii edasi. Ja kui see jutt on selge, siis pane hops stopi peale. Nagu sa siit näed, see on nüüd Mart Tammele tehtud heliklipp ja sa paned file, export as MP3. Avaneb selline aken, valid siit töölaua, paned talle kiire pealkirja Mart Tamm ja lihtsalt salvesta. Ei mingit muud mõtet. Ja siit jälle okei. Nii. Veendusin, näed, tekkis siia marttamm.mp3, selge temaga korras, ristist kinni ja läheb Mari Kask. Ja niimoodi iga õpilasega, kelle kohta sa soovid selle arvamuse öelda, iga ühe kohta siis tekib eraldi siuke lihtne fail. Ja siis lõpuks sa laed need failid kõik siit tirid oma drive'i kausta, mille Arnika on saatnud ja ongi töö tehtud. Nagu näha, siis üle nii-öelda, see ei tohiks olla väga pikk menetlus. Et proovi see Audacity endale tõmmata ja see fail sisse salvestada ja sa oled ühe väga olulise oskuse võrra targem. Nii et jõudu tööle.